Tere kõigile, kogemusnõustaja Silver Siinpool. Tänases videos räägin enda sümptomitest, üleüldse milline mul oli tunne sellel ajal, kui ma olin depressioonis, milline oli mu ärevushäire, kuidas ta üldse avaldus, mida ma tundsin sellel ajal, kuidas ma vältisin abi küsimist ja räägin sellest, kuidas ma lõpuks abini jõudsin. Head vaatamist. Mul oli täielik tühjus peas, ma ei suutnud mõelda, aga samal ajal neid mõtteid oli kuulda taustal mingi miljoneid või midagi sellist. Ja siis oli kehas selline tunne, et näiteks kui on auto, siis autol on see armatuurlaud ja alati kui mingi oht või mingi viga kuskil, siis läheb üks tuluke põlema. Aga minu keha puhul oli see, et kõik tuled põlesid ja vilkusid ja kuskilt käis mingi alarm ja ei olnud võimalik nagu ühte viga lahendama hakata, vaid kõik oli nagu katki. Ja see oli nagu kurnav. Ja siis selle mitte teadvustamise ja üldse selle enesehävitamise tulemus, et mitte tunda tulemus oli just see, et ma tundsin kõike, mis mul viga oli ja ma ei osanud nagu mitte midagi teha sellega. Ja ma ikka veel ei julgenud abi küsida siis sellel hetkel. Et mul oli väga raske olla, sest kõik meeled, mis inimesel on, näiteks nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompamine, need olid kõik 100 peale keeratud. Ja ei olnud sellist võimalust olla hetkes. Et ma olin kogu aeg kohal, ma panin kõike tähele, mis juhtus, näiteks autosid kuulsin kogu aeg, valgust ma nagu nägin ja samal ajal nagu kuulsin ja valgus oli hästi intensiivne. Helid olid nii tugevad, et isegi sosistamine oli nagu karjumine põhimõtteliselt. Ja kogu aeg oli selline muretsemine, hirm, paanika, et mis järgmiseks saab. Ja inimese aju on nii potentsiaalne ja nii hästi tehtud asi, et ta suudab väga paljude asjadega hakkama saada, aga tihti on see niimoodi, et näiteks kui sa sõidad autoga, siis sa näed teed ja siis see, mis su väljas on, aga kõik ülejäänud sa tähele ei pane. Aga siis, kui ongi see, näiteks minu puhul, siis ühe korraga kõik tuleb tagant järgi sügav depressioon pluss siis ärevusehäire. Ja siis sul on neid asju nii palju, mida tähele panna, et sa oled nagu nii katki ja siis sul on veel see sensorite ülekoormus ka, et see on nagu nokk kinni, saba lahti, aga need nokad on ja sabad on kogu aeg maas ja kogu aeg nagu lahti ja vahelduvad seal vahel, et seda on nagu hästi keeruline vastu võtta, tajuda ja üldse hakkama saada. Mis mind sellel ajal aitas, oli see, et ma kasutasin enda ühte ja ainsat stressimaandamise viisi, et üldse kuidagi eksisteerida. Ma jõin õlut ja see aitas mul kuidagi üldse enda mõtteid koondada või midagi sellist. Samal ajal mul olid kohustused. Ma pidin tööl edasi käima, ma pidin, et kindlustada see elu, et mul tekiks mingid võlgasid või midagi sellist. Aga sellega läks niimoodi, et kui ma läksin tööle, kõik inimesed said aru, et mul on midagi viga. Kõik vaatasid sihukese pilguga, nagu sellise pilguga, et nad näevad sinust läbi, nagu saaks läbi paistev. Ja siis kui üritad seda head nägu teha, et mul on kõik korras, siis see ei tule enam üldse välja. Ja siis õnneks mul oli toona nii hea tööandja, et kes saatis mind kohe nagu haiguslehele, et ma saaksin kuidagi siis endaga hakkama. Ja ma polnud selle punktini veel abi küsima läinud. Mul oli see lootus, et kui ma lähen magama, siis märkan üles seda asja, mis mul nagu peal on, seda enam ei ole. Iga kord, kui ma ärkasin üles ja silmad lahti tegin, kõik oli täpselt samamoodi, kõik oli nii kohutav õudne, et seda ei olnud võimalik nagu taluda enam. Ja siis ma olin lihtsalt sundolukorras, ma helistasin oma perearstile, ma ütlesin, kõik on katki, mul on vaja abi. Ja siis perearsti visiit viis mind psühhiaatri juurde, kus ma saingi enda esimese ametliku diagnoosi, milleks oli siis sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega, millele lisandus siis ärevushäire selles osas.
ja siis ma olin nagu täiesti alla andnud, et õigemini alistunud enda selle oleku ees. Et mul ei olnud nagu kuskil enam nagu kukkuda ka, sest ma olin nagu täiesti põhjas omadega. Ja ainuke asi, mis mul nagu seda leevendust pakkus, oligi see teada saamine, mis mul viga on. Ja siis alates see hetk, kui see diagnoos pandi, siis nagu hakkas see pusle kokku minema, et mis minuga juhtunud on üldse, miks on juhtunud. Ja tuleb välja, et need kõik, mis minuga juhtus, oligi see, et minu enda valikud, minu enda otsused ja minu enda lihtsalt teadmatus. Ja muidugi see suhtumine, et ma olen mees, ma kannatan kõik asjad ära ja saan ise hakkama ja ma ei pea abi küsima. Et nüüd ma olin selles olukorras, kus ma küsisin abi ja sain ka tegelikult abi. Ja siis mul nagu jõudis kohale, et kui tähtis on nagu ennast kuulata, enda käest küsimusi küsida, et kas minuga on kõik hästi, kas mulle meeldib see, mis ma praegu teen, kas ma saan nagu rahuliku südamega magada, et kõik see, mis ma teen, see ei häiri mind mitte kuskilt. Ja see, et mis ma siis, kui mind miski häirib, siis mis ma selle jaoks ette võtan. Et ei ole niimoodi, et ma lükkan järgmisesse päeva. Et see, mis mina tegin, see tuimestamine, see oli nagu ülimalt kõrge intressiga laen tulevikust. Et selle jaoks, et tunda ennast hästi, ma tuimestasin ennast ja siis nüüd oligi, kui see diagnoos tuli, siis oligi see intressi maksmise päev. Ehk siis see kõik need korrad, kus ma tahtsin ennast hästi tunda. Nüüd oli siis see maksmise päev, kus ma pidin nüüd kannatama, järele kannatama, siis nii öelda.